Katriin. Tere, head vaatajad! Tere! Et väga tore on täna sinu juures olla siin, Kadri, et me ei ole nii kaua aega siin vestelnud, et oleme hästi palju käinud igal pool. Et oleme näiteks käinud mõne Tartu Hoiulaenu ühistu liikme juures, et MTÜ Iseseisev elu tuleb meelde. Siis käisime me Tallinnas Gelfiirius tuleteatris. Et ja siis Taluturus, nagu Lõunate keskuse Taluturul käisime. Et täna ma tein sulle kooki ka just Lõunakeskuse Taluturult. Astelpõiva kook. Ja samuti me siis käisin Berit Muuga moe ateljees. Nüüd paar päeva tagasi käisime Küütri Rätsepa juures, et me oleme nii palju käinud igal pool. Ja et igasugu toredaid kohti on tegelikult veel, kuhu tahaks minna ja mida tahaks teiega jagada. Aga täna siis oleme siin ja täna me hakkame rääkima fotograafia teemal. Et Kadri, räägi, mis seos sinul on fotograafiaga? Minu fotograafia lugu algab päris ammusest ajast. Ma usun, ma võisin olla umbes kuskil 7-8 või siuke, ma mäletan, mingi punane siuke plastikkarp, aga filmi see rull ikkagi käis sinna sisse ja sellega ma siis, mul on praegu ka mingid värvilised fotod alles sellest, kuidas mingi sõbranna on seal või kus mõni õde mul on või kus on meie vana auto kuskil. Et ilmselgelt nagu väga varasest ajast on mul fotograafia vastu juba huvi olnud. Ja nüüdseks on ta siis läbi aastate muutunud lihtsalt digitaalseks ja kõvasti nagu laienenud, et ma teen stuudiopilte, ma teen looduses pilte, et see on minu selline nagu hobi, mida mulle meeldib teha väga. Et ja mul olekski järgmine küsimus olnud, mida sa pildistad, aga siis ma sain juba vastuse, et loodust ja inimesi. Ei, ma ei pildista loodust tegelikult. Ma pildistan inimesi looduses. Ehk siis kuna ma ise arvaks, et tugevamaid külgi on vabasuhtlus, juhendamine ja kõik see, siis mulle meeldib väga inimesi pildistada. Nii et Kadri on fotograaf, kes tahab pilte, siis Kadri pildistab. Aga me elame praegu tegelikult ajas, kus me teeme väga palju pilte. Et ma oma telefonigi vaatasin ja minu jaoks oli tegelikult üllatus, et seal on juba mingi 600 pilti. Et ma tegelikult ei suuda ette kujutada, et tegelikult ma oleksin nii palju neid teinud. Ja samas tegelikult ei ole ma enam päris mitu aastat midagi lasknud välja printida. Ma kõik mõtlen, et peaks seda tegema, sest ikkagi ma tahaks, et ma midagi oleks tegelikult niimoodi nagu paberil. Kuidas sinuga on? Et kas sa, tähendab, kui palju sa reaalselt siis fotosid välja lased trükkida? Ja kui palju sul on siis ikkagi, ongi telefonis? Ma arvan, et see on sama nagu sul ja sama nagu enamus inimestel tänapäeval. Et jah, ma pean minema. Peaks tegelema. Peaks sellega tegelema, aga ma homme. Ja siis tegelikult lähevad nagu aastad mööda ja sul ei olegi neid. Kuigi ma teangi inimesi, kes on väga tublid ja lasevad välja ja ma ei ole ka päris nagu nulli peal, et mul ikkagi mingid pildid on albumite vahel ja välja lastud. Aga lihtsalt see nii-öelda foto tegemise nagu vorm või mõte on nagu paljud asjad ajas lihtsalt muutunud. Et kuna vanasti ju sa ei saanudki teha 200 võtet, sest sul oligi üks filmirull, mille teatud arneid pilte peal ja sa ei saanud ka hiljem vaadata, et kas see tuli välja või tulnud ja siis vaid sul uuesti teha, vaid sul oligi ainult see üks võimalus, siis sa nägidki selle foto nagu loomisega rohkem vaevas, sätsid kauem asjad paika, tegidki selle ühe ideaalse pildi ja pärast lasidki selle pildi välja. Et sul ei olnud ka hoiustada seda kuskil. Tänapäeval on iCloudis lased pilved hops sinna üles ja kui sul telefon läheb katki, sul on nad seal nii-öelda interneti avarustes on nad sul alles. Ja ma olen ka nõus, et see pildi tähendus on muutunud. Kuidagi on nagu see soov seda hetke jäädvustada ja sellel pildil ongi nagu hetkeline nagu tähendus, et see on nagu tähtis siin ja praegu. Et ma teen selle pildi, ma panen selle Facebooki, see on tähtis praegu. Et on väga palju pilte, mis on nagu tähtsad nagu ainult praegu. Jah, et see ongi nagu see vajadused ja võimalused on nii palju muutunud, et ja see ka võimalus jagada mingid asju, et kui vanasti sa lauatelefonilt helistasid ja küsisid, kuidas läheb, siis tänapäeval sa lähed Facebooki, trükid Triin sisse ja vaatad, kuidas läheb piltide peal. Et siis see ongi lihtsalt nagu teistmoodi, eks ju. Ja samamoodi,
et sa käid näiteks kuskil, kus on hea ja ilus söök, sa teed sellest pilti, sa paned selle üles, ütled sõpradele, näe, minge ka sinna, minge ka Taluturgu kooki ostma, sest et see on hea kook, eks ju. Et siis, aga see ei olegi 20 aasta pärast oluline see kook sulle nagu. 20 aasta pärast võib-olla enam Taluturgu ei ole, on ju. Et see ongi nagu hetkel ja praegu oluline. Ja see ongi vahva minu arust, et sa saadki jäädustada mingid sellised hetki. Aga see ei tähenda, et on ära ka kadunud need nii-öelda nagu pikemaja hetked, näiteks nagu minu ja minu abikaasa pulmaalbum. Et ideaalis abiellume me ikkagi ükskord elus. Ja need pildid on sellised pildid, mida ma 10 aasta pärast võin panna samad riided selga, mida me oleme ka teinud, aga see ei ole ju meie pulmapäev, eks ju, et siis selle võrra nagu need meie pulmapäeva pildid, mis on siia albumi vahele pandud, on ikkagi nagu selle teise väärtusega kui need igapäeva toidupildid või mis iganes mingid kiired näopildid, mis me teeme, sest et meil on täna ilus meik ja mis iganes. Ja küll, aga sukendame natuke ajalukku, sest meil on siin üks laegas, et see ei ole Pandora laegas, et siin on seesugune pildid ja siin on üks mu lemmikpilte, nagu vanaaegset pilte. On siis selline pilt, kus on siis minu vana-vanaisa ja vana-vanaema ning minu vanaema Valentina. Ja sinul on siin samamoodi mõned vanad pildid. Jah. Mis sa lõid siis? Siin on samamoodi minu vana-vanaema, Emma Pauline ja minu vana-vanaisa siis. Jah. Ja me siin avastasime, et tähendab sinu vana-vanaisa nimi on Vladimir. Ja minu vana-vanaisa oli Dmitri. Et oligi, et sa ju lihtsalt ütlesid, et me räägime fotondusest ja sellest ja mina mõtlesin kohe, kuna need on nagu tõsiselt 2 väga nii-öelda vanast ajast pilti ja samas nagu olulist pilti ja väga ilusat pilti ja sinul oli nagu kohe see pilt. Et siis me veel avastasime, et meie vana-vanaisad on ka üsna nagu sarnase näoga. Ma ei tea, kui hästi on sinna näha see pilt, aga selles mõttes, et nad igal juhul üsna ühtlane selline lõuajoon ja ninajoon ja sellised huuled ja see soeng võib olla muidugi ajastupõhine, aga et selline täitsa nagu. Aga need mõlemad pildid, ma arvan, et see pilt, mis on praegu käes hoian, see peab olema kuskil 90 aastat vana. Ma arvan. Ja ma hoidsin seda käes ja ma mõtlesin sellele, et me praegu küll teeme ju nii palju pilte, aga reaalselt nagu prindime välja ka vähe. Et selles mõttes meil ei jää tegelikult oluliselt rohkem neid fotosid reaalselt kätte, kui võib-olla siis. Et ikkagi me praegu samamoodi teeme nagu tegelikult prindime välja ainult mõned fotod. Jah, just. Eks. Et see kogus ei ole ilmselt nagu väga oluliselt palju suurem. Muidugi jälle oleneb, ma tean ka inimesi, kes käivadki 300 pildi kaupa välja printimas. Ma ei tea, kuhu nad kõik ära mahutavad, need pildid. Et ilmselt ikkagi karpi nagu, aga. Ja reaalselt, kui palju sa neid siis ka vaatad. Ja tegelikult siis, kui sa albumi juba kätte võtad, et siis on tõesti väga tore, sul tulevad kõik need mälestused, asjad meelde, siis on väga lõbus vaadata. Aga reaalselt ma olen tähele pannud, et sellist nagu traditsiooniga enam ei ole, et sünnipäevadel et sa lähed külla ja siis sa lappad albumeid, eks ju. Ja sest tegelikult pildid on Facebookis, on kõik on neid pidevalt näinud. Ja albumid seisavad kusagil tegelikult kapis. Ja harva, kus sa tegelikult isegi millegi pärast sa nagu avastad. Aga samal ajal siis on jälle nagu tore. Aga kui niipidi võtta, et mul on poeg on nüüd 5-aastane, meil on nii-öelda siis väga äge emade grupp, mille liikmetega ma olen tuttav ka enamus jaost lihtsalt tänu Facebookile, siis ja kellega me oleme siis nüüd 5 aastat juba suhelnud ja kus meie lapsed on siis sama vanad ja koos kasvanud, siis samamoodi ei ole nagu nii palju seda ju, et me saame kokku ja me vaatame välja prinditud pilte, vaid seal ongi see, et Facebook tuletab meelde, et näed 2015 aastal, lapsed olid 2-aastased, me olime koos ja siis me vaatamegi Facebookis ja me saadame Facebookis neid pilte, näe vaata, et näed nii nagu armas üritus on ja lapsed nii väiksed seal nii armsalt koos, eks ju. Et see ongi lihtsalt, see ongi nagu
et mõte on ju tegelikult sama, et sa ikkagi nagu meenutad mingeid asju ja sa hindad neid pilte, aga lihtsalt see on teises vormis, et see ei pea olema enam paberkujul nagu. Ja täna saab muidugi huvitavaid asju teha, et näiteks sul see pilt, mis siin on, et see on ju lastud lõuendile foto. Just, ma tahtsingi näidata neid erinevaid variante, et kui siin on see kõige tüüpilisem on foto, on passepartout pandud ümmargune fotole ja on raam, mis on nagu ajast aega nii olnud ja see ilmselt ka jääb nii mingiks ajaks, siis tänapäeval on nagu nii palju variante, kuidas sa muud moodi saad enda pilti nagu seinale panna. Ehk siis minul on fotolõuend ja see, kui siit külje pealt vaadata, siis ta on nagu kangast tõmmatud nii-öelda siis raami peale. Ja ta püsib hästi kaua ilus ja ta näeb selline nagu maal välja, et mis on nagu ka minu arust vahva. Aga sellist asja saab lasta mingis kindlas kohas teha ainult või? Kus on selle neid saab, see on Tallinnast ühe inimese käest tellitud, aga minu arust ka näiteks Fotopoint teeb fotolõuendeid ja ilmselt ka mingid teised kohad pakuvad seda sama varianti, et väga hea mõte ju. Et jah, et kui tahta just nagu sellist stiili, et mulle näiteks ei meeldi väga, kui fotod läigivad. No selleks saab võtta mati klaasi ja mati pildi, aga see on nagu just selline nagu kangas või nagu selline maal oleks. Väga ilus ja see on sul seina peal. Ja see on mul seina peal, jah. Et mulle tegelikult väga meeldibki see mõte, et sa paned seina peale mingisuguseid hetki, mis nagu sinu ja su pere jaoks on olnud tähtsad. Et sul ei olegi võib-olla nii palju maale seina peal, sest tähendab, sul ongi sellised mul on nende perest maal, eks ju. Et siin oligi, meil on iga-aastane traditsioon, et kui Arturi sünnipäev on, siis me tema sünnipäeval teeme alati perepildi. Siin saigi Artur 2-aastaseks. Ja samamoodi nagu võrdluseks seesama pulmaalbum, mida ma juba näitasin, et noh, tänapäeva pulmaalbum, eks ole, juba ümbris on nii-öelda selline. Ja pildid on siia minu poolt ise sisse kujundatud täpselt sellisel kujul, nagu nad on. See on ikkagi nagu raamat. Ja ta on nagu raamat, et siia ei ole mitte kleebitud, vaid nad ongi siia peale prinditud, eks ju. Sellises järjekorras, nagu ma tahan ja kõik. Siia saab veel mingisuguseid tekste samamoodi juurde kirjutada ja lisada. Ja nad ei lähe selles mõttes... Need ei lähe koledaks ja lapsi ei kisu neid siit välja ja sest et ma olen näinud endal samamoodi need vanad albumid, kus on paberfotode ääred on juba sellised ära nagu pused läinud selliseks koledaks ja osad pildid on nagu albumist välja võetud ja siis nad on seal vahel lahtised. Et see on nagu selles mõttes selle nagu tänapäeva pluss on ju, et ta on siin, ta on kinni, eks ju. Et isegi kui see laps siin käega katsub, ta ei juhtu nagu midagi, ta ei tule siit lahti, ta ongi nagu see raamat ja ta jääbki nagu selliseks nii-öelda. Aga mis sa siis ütled, mis on kõige kindlam viis nagu sellist püütud hetke nagu säilitada? Ma arvan, et selline pilt, et seal ei olegi nagu selles mõttes varianti, et sa võid ju välja printida ja mõelda, et jah, et nüüd ta on mul kindlalt olemas, aga kui sinna läheb vesi peale, kui see pilt kaob ära, kui see pilt, mis iganes selles mõttes, siis ta on ju, kui sul teda digitaalkujul ei ole ja sa seda uuesti ei saa teha ja sinna most peale läheb, siis ongi kõik ju. See ongi kõik selle pildiga, seal ei olegi midagi teha enam, eks ju. Et selles mõttes minu arust tänapäeval, mis on seesama, Apple'il on see iCloud pilv on ju, et nad on digitaalsel kujul on nad sul seal kogu aeg olemas. Et isegi kui su telefonis, kus on palju pilte, kus enamus pilte hoiad, et kui see telefon läheb katki, siis nad on sul seal pilves on nagu olemas ja sealt sa saad neid kogu aeg ju võtta ja kogu aeg uuesti välja printida nii-öelda nagu. Jah, väga hästi. Mul oli siin üks kaart ka, mille ma siit laekast leidsin. Ja siin oli peal selline ilus mõte, et elu ei mõõdeta mitte hingetõmmete järgi, vaid hetkede järgi, mis võtavad meid hingetuks. See on minu arust nagu väga selline hea ütlus. Jah. Aga sellega siis lõpetaks. Lõpetamegi. Kohtumiseni. Kohtumiseni.